Tere! Tutvustan teile 3 Tavinesi toodet, mis on siis nüüd alles hiljuti välja tulnud. Ja kui ma ei eksi, see on 80 keskelt vist on ja pärit, või tähendab sealt saati esimest korda, jah. Esimesed meestetooted, esimene seeria. Ja nii, aga mis me teeme sulle? Trim? Sa oled käskid mind pea kuu aega enam mitte enam puutuda ennast aleme juures, nii et tee midagi. Viska pea alla. Nii. Ma arvan, et alustame õlist. Et tegemist on siis pasta and love sellise Tavinesi tootega. Ja mis me nüüd? See on siis pre-shave oil. Pre-shave oil on väga tähtis komponent shave'imise puhul. Näiteks mul on hästi palju sõpru, kes tihtipeale jonnivad, et see habema ajamine on jõle nagu selline valus värk, et pidevalt on ärritus ja mõned on üldse habema ajamisest loobunud, mis sellel samal põhjusel, et tihtipeale on väga selline piinarikas töö, ütleme niimoodi. Ja tihtipeale on see tingitud sellest, et inimesed lihtsalt ei oska havet ajada või siis kasutavad valeid vahendeid selle jaoks. Mul üks tuttav näiteks, kes kogu aeg rääkis, et on ärritus ja tekivad punnid ja asjad, siis mul on kogu aeg küsimus, et kas sa oled proovinud näiteks pre-shave oili ja siis tehakse kohe selline loll nägu pähe, et umbes, et mis asi see on ja et väga soovitan, et see oleks kindlasti esimene etapp. Tegelikult rääkides esimesest etapist, kõige tähtsam on alguses, mida ka enamus ei tee, et käia dušis ära või siis vannis, saada sellist nagu kuuma ja niisutavat siis nagu vett või et teha näonahk puhtamaks, poorid lahti, karv läheb natuke rohkem turri, mis muudab selle habema ajamise natuke lihtsamaks ja siis panna pre-shave oil. Kas nüüd, kui on pre-shave oil või siis tavaline habema oil, mis nende otsene vahe? Üks on tehtud rohkem essentside baasil, teine on rohkem baasõlide baasil. Et ütleme nii, et habema õli on siis kuidas ma ütlen, nii, kuskil rätikud ka on. Mõtlen siit. Habema õli on tavaliselt tehtud rohkem essentside baasil, et siis nagu saada selline parem lõhn ja nii edasi, nii edasi. Ja miks näiteks see on hästi äge asi, ta on nagu siis põhimõtteliselt 2 ühes, et siin on, tal on ülihea lõhnaga ja samas ta on tehtud nagu pre-shave oiliks. Ja samas on ta tegelikult, sa saad lõpus teda habeme peale ka kasutada, nagu kui beard oili on, siis nagu, et habema õli. Nii. Teeme selle alla. Et minul oli see pre-shave oil on mina täiesti uus kontsept. No Niisugune lahke keel ja see pre-shave oil nagu on, ma ei osanud nagu alguses üldse puudust tunda. Aga jah, reaalsus on see, et on tõesti tükmad teise tunde jätab peale nii habemaajamise ajal kui ka siis peale habemaajamise. Ta muudab asja palju lihtsamaks. Selles mõttes, et tihtipeale ongi see, et
ma ei tea, inimestel on habemetüübid ka erinevad, kellelgi on nagu vähe tihedam, kellelgi on vähe hõredam, vaata, siis tavaliselt selle tihe habeme puhul ongi, et hästi tähtis on pigem kasutada, kui nagu mitte kasutada mingisuguseid siukseid abivahendeid, et ta on põhimõtteliselt nagu, ta on nagu abivahend shave'imis, selles mõttes, et ta muudab selle asja lihtsalt nagu palju smoothiemaks ja palju nagu lihtsamaks. Et näiteks seesama tuttav, kellest ennem rääkisin, et soovitasin kunagi proovida kasutada nagu pre-shave'i ja oli nagu tunduvalt, kuidas ma ütlen, nagu parem nagu see asi, et ei olnud nii suurt ärritust enam. Ja no muidugi tera läheb ka palju nagu lihtsamini läbi karva. Ikkagist nagu niisutab nahka ja muudab palju selliseks sujuvamaks. Kas sa kaua sa praegu barberina töötanud üldse oled? 5 aasta. Kas sa arvad, kas see esimene barberite buum, nii-öelda see Eestis? Siis kui see... Eestis ja Lätis, no see mingi 7-8 aastat tagasi. Kas nagu sulle, kui sa nagu igapäevase tööl, kas sa ütleks, et see pigem on nagu raugemas või ta on ikkagi sama aktiivselt? Tegelikult on niimoodi, et praegu minu enda arvates ma arvan, et see barberi asi hakkab tegelikult vaikselt nagu jälle nagu välja surema, et pigem inimesed liiguvad sinna siuksel nagu siuksed nagu uniseks salongid või et see barberi teema ei ole enam niivõrd nagu populaarne. Siis kui nagu buum oli, mis ma nüüd öelda tahtsin, et alguses kui see buum nii-öelda tekkis, siis paljud mehed läksid barbershopi nii-öelda seda shave'i saama. Aga see oli pigem tingitud sellest, et see tundus lihtsalt huvitav, et vanasti ei olnud niimoodi, et lähed kuhugi kohta, mingi tüüp ajab selle habeme ära, vaata. Et see oli siuke pigem experience'i mõttes nagu, et lihtsalt see kogemus saada. Ja mõnel tundus see päris huvitav, et tüübid jäidki vaata käima, mõnda aega käisid ja lõpuks isegi need, kes käisid nagu üsna aktiivselt, lõpetasid selle käimise ära just sellepärast, et see asi muutus nagu natuke liiga kulukaks. Et me peame kõik aru saama, et tegelikult kui sa lähed poodi või ostad näiteks need samad tooted ja sa lähed koju, see on palju odavam ja nagu mugavam. Sa ei pea kuhugi minema, sa ei pea raiskama raha ja palju nagu mõttekam on teha kodus see asi ära nagu, et sellepärast siin barberit vahel käib pidevalt see vaidlus, et nagu kas barber siis nagu tegelikult peab oskama seda shave'i tegema, kuna see on nii suur osa sellest barberi kultuurist, on. Et tänapäeval ma näiteks ise arvan, et sa võiksid nagu osata lihtsalt, kuna see on nagu, seda on huvitav äge teha nagu endal ka, aga lihtsalt kui palju sul neid kliente nagu päriselt on, kes nagu pidevalt seda teenust kasutavad, neid tegelikult võib-olla üks, vaata, kes käib 3 kuu jooksul 1 korra võib-olla ainult nagu, et... Mul on täpselt samamoodi, et mina sellega habet kasvatanud olen, ma käingi pigem korra kuus või korra 6 nädala jooksul barbershopis, sellepärast, et see alumine lõuapiir, ma miskipärast on alati selle niimoodi, et vasak külg on tükk kõrgemal kui parem. Ja töö lihtsalt, et katsud selle nagu joone sirgeks saada jälle ja siis teed juba kodus nagu edasi. Aga kas siis reaalsus on nagu see, et barbershopis tänapäeval nagu lõviosana käiakse siis pigem nagu juuksed tegemas? Pigem juuksed, jah. Või siis habet piiramas. Selles mõttes, et praegu on nagu seoses selle hipsteri kultuuriga on habemik on üsna palju. Et siis on nagu 2 ühest, kas käiakse siis habeme või siis juuste puhul.
ma panin ennem õli kõige alguses sisse nagu sellepärast, et need, kes teevad kodus shave ise, lihtsalt võiksid endale meelde jätta, et kui sa kannad pre-shave oili sisse, sa pead laskma tal natukene nagu et ei ole mõtet teha nii, et sa paned selle oili sisse ja siis paned kohe selle vahu, tähendab selle keeli peale, et pigem lasta natukene oodata nagu. Ja muidugi kõige parem oleks siis, kui oled selle kuuma duši ära teinud ja peale kuuma duši, kui poorid ja kõik asjad on lahti, et siis on päris bueno. Nii, arvan, et see line-up on suht norm. Tegelikult räägitakse, et habeme selle pre-shave oili puhul kõige parem on tegelikult see kannata sisse, sa hoiad teda natuke sees, lased oodata ja siis pesed rätikuga või näiteks niiskrätikuga natukene seda liigset õli maha naha pealt ja siis kannad nagu selle foomi sisse, et see pidi kõige paremini toimima. Kui ma praegu ei eksi, siis õli peaks olema tehtud mandliõlist ja jojoba õli. Need on siis nagu baasõlid. Ja essentsiks tal tuleb siis ei tule meelde praegu. Mingi essentsõli oli ka seal sees, mis annab nagu rohkem sellist nagu, ta on pigem nagu lõhna jaoks. Et iseenesest jojoba õli ja mandliõli sobivad ülihästi nii pre-shave oilina kui ka näiteks habeme jaoks lihtsalt, et habet, kuidas see on, habeme konditsioneer, et võt. Nii. Päris kuum on. Apsti. Õigus jah, kurat, siin tuleb alla lasta. Nii, kuna ma soovid saab poole. Apsti. Rätik on kuum. Oled valmis? Ei ole? Ops. Rätik on meil siis nagu kuuma duši asemel praegu. Põhimõtteliselt annab selle sama efekti. Teeme poorid ilusti lahti. Niisutame nahka. On mõnna, jah? Reaalsus ongi see, et kui sa oledki, ma ei tea, saunas või duširuumis, kui sa reaalselt oledki duši all just ära käinud, poorid on lahti, täiesti koduste vahenditega saadki ja tegelikult oma selle täiesti normaalse nii-öelda isegi selle, mitte just flat shave'i, aga täiesti korraliku näohooldus on ära teha ja shave'i näo. Põhimõtteliselt küll, jah. Peale saun on kõige parem üldse oleta räägitakse, et see lihtsalt niisutab nahka ja avab poorid kõige paremini. Just see kuumus ka tegelikult, mis nagu mõjutab seda. Nii, ja nüüd siis ma panen pasta and laavi keeli, millest Alexa räägib teile hiljem, mis see teeb ja kuidas see töötab. On praegu viimased 2 nädalat testinud neid tooteid ja pean aus olema, et see asi töötab päris hästi. Tavaliselt kasutan ma keeli habeme ajamisel. Et ma ei ole kunagi suur nagu vahusõber olnud, aga see asi on nagu üllatavalt hea.
ma ei eksi, siis see vaht ei sisalda ka silikooni ja muid selliseid keemilisi. Ei eksi. Mhm. Meestel ei ole. Mhm. Ainult selle Freeze Oili saab täiesti. Saab, aga ei soovita. Ei soovita. See töötab, aga lihtsalt kõik see kombo teeb selle asja lihtsalt veel paremaks. Et saab hakkama küll, aga lihtsalt nagu sinu enda huvides nagu parem, kui sa kasutad ikkagist ka keeli ja muid tooteid. Jumala ausalt see, kuidas ma olen proovinud. Segan sind vahele. Üks asi, mis selle tootega on veel hästi süke äge on tavaliselt, kui me teeme tööl wet shave'i, siis mis on nagu hästi süke tüütu asi, on pidevalt see, et kui sa kannad seda vahtu igale poole, nagu kui sa lõpetad tavaliselt ühe osa või nagu ühe poole ära, või noh, pool kaelaine, ja kui sa lähed teisele poole, siis selle poole on vaht juba ära kuivanud. Selle vahuga seda jama ei ole. Et selles mõttes, et ta hoiab hästi kaua ennast nagu niiskena ja ei lase ära kuivada, mis teeb näiteks minu töö palju mugavamaks. Ma arvan, et mõnel mehel nagu kodus ajades ka palju nagu meeldivamaks selles mõttes, et sa ei pea vahepeal hakkama oma nägu niisutama uuesti või siis ei pea teist layerit peale kandma. Et see on nagu hästi äge. Mm-hmm. Sa mõtled see, mis on täitsa straight razor nagu? See, mis sul siin saab. Okei. Ja ma olin seda paras tagasi Itaalias. Mõtlesin, davai, hommikul enne kuskil läksin. Davai, et lähed, anna oma nuga siia, ma proovin. Siis ütlesin, et ära hommikul proovi õhtul. Ja. Ei, ma ei proovinud hommikul, aga õhtul ma põhimõtteliselt tahtsin ära proovida seda. Raha jumal, ma olen nagu, see vanituba nägi välja nagu Carri filmist midagi. See on nagu täiesti hajuvaba. Ometi ütles täpselt jah, et kuidas nagu tegema peab, aga jah, see tahab ikka natuke aega. Kodus shave'imiseks võiks nagu panna rohkem, kui ma praegu panen. Ma panen praegu hästi pisikese kihi ja väga vähe. Et muidu ta läheb, muidu ma ei näe jooni, ütleme niimoodi. Et see, kes kannab habet või kasvatab habet ja vahepeal piirab oma kaela põski, siis soovitan panna pigem nagu natuke vähem, sest et paned rohkem, ta läheb hästi paksuks laiali, kõik on valge ja mitte muffigi pole näha. Nii, panen siia poole. Väga hästi läheb läbi ikka. Ma ütlen ausalt, et ma olen nagu väga palju tooteid ja shave'i puhul läbi testinud, samuti Roland kusjuures. Ja arutasime tööl just seda sama õli ja vahtu ja paned ülivähe niimoodi, et see põhimõtteliselt nahk on paljas, nagu polekski midagi peal, aga väga hästi käib nagu tera läbi. Põhimõtteliselt ei tunnegi. Soovitus ikkagi ka nendele, kes kodus nagu no nii.
Mis sa räägid? Ma ei kuulnud. No see, kes kodus ikkagi tehakse, et võtke ikka see, kus on see, nagu need tavalised habemajad, siletid, mitte siuksed noad. Ei, see... Nii, sa tahtsid lühemaks ka natuke naine? On fine? Okei. Ma äkki lasengi tal natuke rasvada. Oi. Nii, ma ajan selle natukene paki kohal veits lühemaks. Nii, ja siis, mis meil veel on? Pasta and Love'i Aftershave, mis on ka väga äge toode. Et tegemist on siis moisturiseriga, niisutaja. Et ta töötab kui niisutaja, samas töötab kui desinfitseerija. Ja põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, seda võib kasutada ka igapäevaselt lihtsalt näokreemina, et hoida... Jep. Hästi kõva eelis on tal see, et seda kannad vähe ja mingitab hästi ruttu ära, aga ta ei jäta rahutama. Ta on jah, kui ma seda proovisin, siis ei teagi, kuidas see eesti keeles on, kui habema ära jääd, see tunned ikka mingisugust sellist jah, et ütleme nii, et kui ma seda proovisin ja kandsin peale, siis siilikas nii-öelda natukene kaob ära nagu, või noh, et ta muudab kuidagi naha selliseks hästi huvitavaks. Panin endale ka seda, et hästi pehmeks teeb. Kuigi väga ei raseeri, aga vahepeal piiran lihtsalt. See oli hästi mõnus. See, kui ma eksi, seesama see niisutaja, ta vist oli tehtud noorusepuu ja ühe palmipuu võide baasil vist, jah. Noorusepuu on siis Aafrikas kasvav selline taim, mis nagu teebki võt selle, see mis niisutab nagu nii hästi. See on hästi äge. Ja nii, ma panen sulle natuke puudrit ka. Puudrist või? Talk või? No ütleme nii, et mis on selle Pasta and Love'i, just selle moisturiseri puhul on äge, et ta natuke rahustab nahka ka, võtab selle punetuse ära, värgid ja tegelikult talk töötab põhimõtteliselt samamoodi ja meie jaoks talk, noh, ma mõtlen barberite jaoks, et igapäeva, inimesed kodus, kes habet ajavad, nemad ei kasuta seda. Või vähemalt mina ei tea ühtegi inimest. Ja meie jaoks on see nagu selline duct tape, nagu plaaster ja et võtab kõik sellised punetused ja et sa võid olla üli-experience barber, aga nagu vahepeal tekivad ikka razor burnid ja sellised asjad, et see on nagu, et sa nagu fixib ära vaata. Ja nii, sõnas. Nii, ja nüüd on see maagiline hetk, miks see asi on üüberhea lihtsalt. Sa ennem küsisid, mis vahe on beard oilil ja mis vahe on nagu pre-shave oilil, siis see on nagu 2 ühes. Sa saad seda kasutada kui pre-shave'ina ja sa saad seda lõpus, kui sa ei aja täiesti habet maha, sa võid seda kasutada habeme sisse ka, et muuta siis nahk ja karv ja kõik palju mõnusamaks, pehmemaks, samas annab ülihea lõhna ka. Nuusut. Jah, ma tean. Tükk aega siin mina. Alguses ma kandsin ja masseerisin sulle seda sisse, ta on sul juba sees, aga topelt tegi käris.
sihuke mõnna. Mulle näiteks, kui ma habet kandsin, ma õlitasin ennast ikka, ujutasin pigem, siis ütleks pigem niimoodi juba selles ajas. Et mulle väga meeldis. Just see õli on nagu siukse ägeda maskuliinse lõhnaga, meenutab siukest metsa ja ka mõnna. Tahad puhastan koela ka ära või? Ma arvan, et siin Liis juba siin nihelat tahab ka rääkida. Jaa. Nonii, you're ready to go. Väga hea. Aga siis nüüd vaatame, mis Liisil öelda meil on.